Tere, tere! On mind kuulda, jah? Kõik peaks olema korras. Nii. Alustame siis ülevaadega, mis saab toimuma see nädal, mis on toimunud, millised prognoosid läksid täppi, millised mitte eriti. Ja siis vaatame Hiine indekseid, euri, naela, nafta ja kaadi peal keegi kannatab veel tehingut või ei kannata, et 5 päeva on möödas. Graafik on samas kohas, aga oodata on allapoole liikumist. Nii, aga hakkame pihta rahulikult. Hakkame jeeniga, et siis pärast seda juba liigume sinna euro ja naelal on suur nädal ees ka. Nii, mul euro on lahti, aga hakkame jeeni peal seda vaatama. Meil kõik jeenipaarid on siis kasvavas trendis praegu, ilusas kasvavas trendis, et siis see signaalpaar ust-jeen on siis samamoodi kasvavas siin trendis ja just lõpetas ära siin siis esimese päevalaine, ehk siis sai kokku 5 H4 peal ja väiksematel timeframe'idel olid pikendused 3. H4 laines ja pikendus 5. H4 laines. Nii et mis toimub praegult? Praegult on siis korrektsiooni aeg. Siis kui me esmaspäeval teiega siin eelmine esmaspäeval arutlesime, natukene oli siis puudu siin liikumist ja nüüd hakkas pihta see liikumine. Ärge veel kiirustage, et vaadake, siin sisenemisega pole kuskil kiiret, et see liikumine oli 620 pippi ja see liikumine oli 1, 2, 3,5 nädalat. Nii, meil korrektsioon kestis ainult praegult 2 päeva, 2,5 päeva kõik, et vaadake, suur tõenäosus peab vaatama seda asja väiksemal ajagraafikul, ehk siis mitte H4 peal, vaid et selgeks saada, mis siit juba korrektsioonist, mis siin hakkab toimuma, peab vaatama seda osa nüüd H1 peal. Ja hakkame vaatama. Nii, mis meil siin on? No, teeme algusest pulgatega läbi. No, meil oli vist midagi sellist. Siis oli vist midagi sellist korrektsioonist. Ja arvatavasti selline liikumine. Kui nüüd lugeda siin hoolega, siis siit on raske midagi välja arvutada, aga tegu on siis siin arvatavasti esimese sigsaki osaga. Ehk siis siia tuleb meil teiega selline asi, W, kuna sigsak on siis W, X ja Y, siis hetkel on siis käimas X-i osa ja see X-i osa võib olla, lasta olla missugune. Siis tuleb langus edasi. Nüüd alati peab mõtlema, et kui kaugele võiks nüüd see korrektsioon välja minna. Kuna kogu liikumine oli siin väga sellise terava nurga all ja see esimene päevalaine oli väga kiire ja kestis päris pikka aega, siis tegelikult, mis statistika näitab, on see, et korrektsioon teeb midagi sellist, et jääb siia vahemikku 23–38%, ehk siis kui ma tõmban seda Fibonacci't siit alt ülesse peale, ma näen, et tegelikult jah, vaata see 23 on 112,89, mis iseenesest on juba 150 pippi korrektsiooni, ehk siis päris suur number selline. Nii et siin lihtsalt loogika välja minnes, kui nüüd 38% mõõta, see korrektsioon on 240 pippi, mis on kahtlane, et ta nii palju siis ka tagasi annab.
et ma arvan pigem, et see tsoon, see korrektsiooniline tsoon, kuhu see võiks nüüd langeda, arvatavasti see nädal me veel näeme siin seda korrektsiooni edenemist, kuna on ju vaja saada klassikalise sellise kolmejalalise korrektsiooni, et mitte ainult sellise, et tüš alla ja kohe nüüd davai trend läheb edasi, et ikkagi on vaja sellist mängu teha meiega, et natukene meid siin närvi ajada, et miks ta nii aeglaselt liigub, aga samas ma arvan, et jah, võib-olla täna, homme siin liigub selles X-i jalas siia ülesse, ta võib isegi päris pikalt siia minna, mingi 114 peale. Kui ta nüüd läheb siia näiteks 114 peale välja, ehk siis peaaegu juba hakkab näitama meile, et ohoh, et võib-olla mehed, trend on juba edasi alanud, et davai, ostke ja siis pärast langeb. Mis on head, kui ta läheb siia 140 peale? Siis langus arvatavasti tulebki siia 112-7 peale. Kui tuleb ainult liikumine kuskil 113-7, siis on tõenäoliselt langeb natukene allapoole, ehk siis siia 112-2 peale. Ja mis on hea, et siksakidel ei saa olla niimoodi, et kui ühe osa siksak on näiteks 100 pippi, siis ka teise jala languse pikkus on samamoodi 100 pippi. Et see võib olla ka natukene pikem või natuke lühem, ehk siis korrektsioon on alati kõver. Ta ei näe ilus välja. Nii et oleme siin ettevaatlikud praegult lühiajal. Saab proovida siin sooritada oste, aga siis kohe ehk siis natukene siin ostate ja siis läheb siia veel langusesse asi ja siis on juba need siin kohad 112. Praegult eriti täpselt panna ei saa, aga 112.5, 112.8 on juba sellised tähelepanu kohad, tähelepanu tasemed, kust võiks oste juba välja panna. Ehk siis kõik sõltub sellest, mis hakkab toimuma siin, kui ta hakkab siia langema selles Y-jalas. Et kui ta kiiresti langeb, otse loomulikult see plaan ei pea paika. Kui ta siin langeb, nagu ta siin on langenud, et rahulikult, siis hakkad vaatama, et kas millal see siksaki struktuur saab valmis. Siksaki struktuur, siis tuletame meelde, on meil 5, 3 ja 5. Ehk siis kui see H1 peal hakkab saama siia 5 lainet kokku, siis kui see 5 hakkab siin käima, siis on juba see ettevalmisolek number 1. Ja siis hakkame vaatama siia ostude peale. Selline lugu. Praegult aga lokaalselt sellised ostud jeeni peal. Vaatame, mis on siin toimumas euro-jeeni peal. Euro-jeeni peal on sama lugu, siis terve nädal on juba siin korrektsioon käimas. Nagu te näete, nüüd on see juba tekst natukene muutub, ehk siis on nüüd seda vaja daily peal. Stop-lossidega on praegult samamoodi väga raske olukord ja midagi hullu tegelikult ei ole juhtunud, et lasta siin olla. Ainuke asi, vaadake, olge ettevaatlikud nüüd. Siin võib juhtuda selline olukord, kui keegi tahab euro-jeeniga teha, et see, mis mulle üldse ei istu, see, mis mulle üldse ei meeldi, ehk siis hetkel on meil tekkinud selline koridor. Ja see üldse mulle ei istu. Miks? Sa ei saa osta praegult. Ei saa lihtsalt. Sest, isegi kui sa stop-lossi paned siia mingi 123, see on ikkagi 80-90 pippi, päris palju. Mõttetu. Samas, siin on kindel korrektsioon käimas.
kui sa 80 pipi paned stop lossiks, sul take profit on mingi palju, 125,7, 126, no liiga palju. Avad selle jaoks suuremat timeframe'i, vaatad, mis siin toimumas on, et kus see 126 on üldse. Leiad siit mingisuguse vastupanu 126,46, samas päev oli alanud 125,43, selline, siin on veel 126,14, ehk siis see joon siin, selline, mis oli meil toetus ja siis nüüd ta on hetkel selline vastupanu, ehk siis selline suurem vastupanu weekly peal on siis 126,18, nii et suur vastupanu, noh, suur vastupanu 126,18. Siia siis arvatavasti weekly peal, aga see on weekly. Ehk siis siia võib-olla kiiresti ei juua see asi. Oot, et okei, las ta liigub sinna ülesse, aga no, siit on raske osta. Ja mis mulle ei meeldi koridori kauplemises on järgmine lugu. Siit sa ei osta. Kõige varem, kus sa saad osta tegelikult on siis umbes see koht siin. Kui ta nüüd sellest koridorist välja läheb, siis mina teen niimoodi, et ta läheb koridorist välja, siis ma peidan stop lossi siia koridori keskpaika. SL koridori sisse. Oot, no siia. Samamoodi tegelikult stop loss tuleb üsna suur. Ainuke lugu, mis mind siin, noh, mis mulle siin seda kindlustunnet annab, on see, läksime siia ülesse juba välja sellest koridorist. Tõenäoliselt ta langeb tagasi sisse, on olemas, aga ta ei ole, noh, eriti suur, mingi 30% alla selle ka. Et see on ainuke, mis mulle kindlust annab sellest tehingus, kui ma siit pai hakkan tegema 124,7 peal umbes. Praegult on vara, praegult on kaks varianti, ta kas läheb ülesse või alla. Meie jaoks oleks palju parem, kui realiseeruks teine variant ja me saame siis osta siit alt poolt. Siis mingisugune stop lossi võimalus on olemas, aga samamoodi ei saa panna seda siia selle toetuse alla 126, see on liiga palju. Ehk siis kui ta siin hakkab samamoodi korrigeerima, siis otse loomulikult jälle teed H1 lahti ja vaatad seda asja H1 peal. Ehk siis praegult, mis siin võiks olla, on mingi irregulaarne asi, kus oli siis, noh, kui see on irregulaarne korrektsioon, siis see võiks, oota, canceldame selle ära, natuke vale koht. Ehk siis praegult on siis selline asi, et vot see osa on siis esimene ja see on siis alati selline kolmelaineline liikumine, siis siia tuleb arvatavasti samamoodi mingisugune kolmene, ehk siis siia on tulemas flat, ehk siis samamoodi 3 ja siis pärast tuleb siia 5-laineline struktuur allapoole, nii et kui seda asja vaadata hoolega, siis H1 peal jälgida, siis samamoodi kauplemiseks ostukohaks on siin veel vara midagi rääkida. Samas ostukohad ongi siin kuskil allpool ja kuna see liikumine siin oli ka samamoodi meeletu selline, oi 900 pipi, no vähemalt 23% peale võiks ta välja minna, et noh, ma arvan, et ikkagi siia peaks ta ära kukkuma. Kui ei kuku, siis jah, trendi oli jätkumas kohe-kohe ja läks sinna ülesse edasi, et taevasse. Vaatame, et jah, see esimene laine oli siin, no, eriti suur. eriti suur, et vaatame, mis siin juhtub selles eurojeenis. Ma arvan ikkagi, et see langus ikkagi vähemalt siia alla tuleb ja siis saab siin, noh, väiksemate stop-lossidega
tegeleda siin ja siis kaubelda seda trendi siia ülespoole. Aga praegult, risk on suur, ärge praegult siin euro-jeeniga tehke midagi. Nii, nüüd siis palju huvitavam asi, euro-ust. Jällegi hakkame pihta sellest, et räägime suuremast timeframe'ist. Et see on meie ohtukoht, tuletan seda meelde, 1.12.6. Kui nüüd edasi, kui nüüd üritab siia ülesse minna, siis kogu langev trend on suures ohus ja võib-olla see low on tegelikult, detsembri low on siis võib-olla tuleb siis välja ka trendi lõpuks ja siit hakkas uus trend juba üles, et vaatame, praegult ma ikkagi märgistan kogu seda detsembri liikumist siia ülespoole, nagu see oleks korrektsioon ja ikkagi ootan seda liikumist sinna pariteedi peale või sellest isegi allapoole. Praegult selleks on jällegi uus võimalus tekkinud. Vaatame nüüd seda asja H1 peal, mis ma rääkisin eelmine nädal, kui me saime kokku esmaspäeval juba tuleb 1.09. Miks ta nii? Et kui me saime kokku, hind oli täpselt siin 1.09, palju ta oli? 8. Ma ütlesin, et tuleb 1.09, kohe see päev, ta vist isegi tuli, jah. 1.09.15 tuli ja järgmine päev tuli langus siia edasi. Et siis siin see koht oli ilus selline M5 peal impulsi liikumine, see oli ilus selline korrektsioon ja see Macroni võit andis siin viimase liikumise, nagu ma ütlesin, kogu see Macroni võit oli juba siin sees, nii et tegelikult siin kõik fikseerisid ja lihtsalt 4 päeva järjest toimus fixing ja hind lihtsalt liigus allapoole ja liikus kuni väga huvitava kohani, 1.084. Miks ta nii huvitav on? Kuna korrektsioon läks siia alla ja läks siis sellest lokaalsest 4. kolmnurgast allapoole, see tähendab ainult ühte asja, vähemalt, kus ta nüüd on siin? Läksime sellest kohast allapoole, sellest tsoonist. 4. siin jah, nagu klassika kolmnurk käib ikka 4. siin, aga läksime ka sellest kohast allapoole ja saime ja panime isegi kinni selle küünla siin allapoole, mis tähendab ühte asja. Ma arvan, et see on siis esimene selline märk sellest, et võiks juba ikkagi mingisugune liikumine siit vähemalt veel kord toimuma siia allapoole. Ja nüüd, kui ma niimoodi mõtlen, siis ma alati pean panema seda jällegi Fibonacci't peale. Kuna ta siin nii hästi reedel selle JD Gross Domestic Product uudise peal liikus siia ülesse, okei, see tähendab ühte asja. Täna siin lokaalselt Euroopa avamise peal, Euroopa tegelikult kauples siin koos ameeriklastega. Natukene veel kauplevad siia ülesse. See annab meile väga ilusa sisenemiskoha ja väga väikse stop lossi, et siis kui ta nüüd jõuab siia 61% peale, 1.095 peale, siis väga selline kuldne moment, stop loss circa 25 pipi, circa siis 1.0975 ja siis sell, et 1.0945, 1.0955, et siis selline plaan, et kui selle plaani järgi minna, siis päris hästi võib tulla välja siin, sest siit saab välja ehitada päris ilusa sellise püramiidi, mis võiks siia alla meid viia ja kui see on impulsilaine liikumine ja see on selline, sest eile õhtul vaatasin seda päris pikka aega, selline ilus esimene, mille sees on väga ilusad impulsid viie peal, vaatame neid veel kord. Miks see kõik nii ilus on, et ma teen seda lahti, 26. aprill, 26. aprill, kohe jõuame siia maikuu peale, ta siin ei nihuta nii hästi.
Nii, näe vaadake, miks ma hakkasin vaatama seda. Seda kohta vaatasime siis eelmine esmaspäev ja väga ilus selline 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja siis tuli selline M5-line korrektsioon, samamoodi see oli 61%. Sama, mis ka praegult tekkimas on, vaata 61, kindel värk, natukene üles ja siis läks alla. Ma arvan, noh, kas keegi teenis siit 80 pippi ära või ei teeninud eelmine nädal, et tuli kiiresti. Tulid need pipid kiiresti ära ja siis kolmandas laines siin ilusti liikus see asi. Noh, kirjutage kommentaaridesse, kes teenis siin Euro-Usti peal kohe. Päris hea olukord oli. Nii, seega esimene oli impulsi oma. Samamoodi nüüd ka kogu see lugu H4, see esimene H4 on samamoodi selline impulsi oma. Vaata, tuli siin päris palju joonistusi tuli. Et selle kustutame ära praegult, selle kustutame ära. Nii, ops, midagi kustutasin veel. Okei. Et siis vaata, 1, 2, siis tuli mega kolmas korrektsioon sisse ja veel siia allapoole 5. Siis praegu lasta olla, vahet pole, et on siin nii kiire. Et siis esimene osa, teine ja siis siin kolmas praegult realiseerib ennast. Ehk siis saab ilusti siin lühikeseks minna ja näidata päris head klassi ja jällegi saab siit teenida, noh, kui siin, ma ei tea, 2 päevaga tuli ära, palju tuli, no 80 pippi ikka tuli ära, et siin on oodata sama lugu tegelikult. Minu meelest siit on oodata sama lugu, et siis 1.09.35 on natukene vara. Miks ta nüüd natukene vara on? Näevata, reedel selle uudise pealt, okei, lendasime ülesse, siis tekitasime see koridori. Nüüd tegime sellest koridorist väikse väljalöögi. On vaja veel siia natukene ülesse minna, et kiirustada pole mõtet, milleks me need pipid kellelegi teisele kingime. Et natukene veel kannatust, las nad ajavad seda hinda veel näitsa kõrgemale. Mida kõrgemale see asi läheb, seda väiksemaks muutub meie stop-loss. Meil pole mõtet panna seda stop-lossi siia 1.10.15 peale. Kui ta nüüd otsustab kiiresti liikuda ülesse, siis meie panime oma stop-lossi 1.09.75, okei, 1.09.80 peale ja üle 76% panime ja kui ta läheb nii kõrgele üles, siis las läheb. Meil tuleb uus katse pärast, aga praegult on võimalus just ilusti siin siseneda väiksete stop-lossidega. Take profit on, isegi kui siia panna, kui isegi minna välja mitte selle uue miinimumi peale, vaid isegi siia, siis, tõtt räägin, praegu tuleb apšik selline suur mul, ei tule, kaitsesin ennast. Et isegi kui take profitit välja panna, take profit, et mingi 1.087, 1.08, 1.08 peale, isegi siis, vaata, kaotad 25, teenid 70, 80, päris hea tulemus. Aga samas mina arvan, et siin saab ehitada välja päris hea püramiidi. Et lähed siin sisse, lähed veel kuskil siin sisse, otse loomulikult paned veel siia juurde 1, 2, 3, 4 tehingut vähemalt ja siis 4 tehinguga paned siia, põrutad alla, palju, vähemalt auk, mitte auk isegi, kellele meeldib selline kauplemine, kus võiks isegi selle ma ei tea, miks ta ei anna mulle seda. Annab küll, näe. Mis see on? Kui näiteks siia vaadata, et 1.077, et kui niimoodi välja istuda, siis tuleb väga magus. Ehk siis, see on siis nendele, kes suudab ennast kokku hoida ja oodata ära pikat liikumist ja teenida siit väga palju.
et siis kannatlikud ja need, kes tahavad kiiresti teenida. No vaadake, läheb. Veel natsa ja siis võib juba siin panna midagi. Ikkagi vaatan allapoole. Selles paaris päris kõvasti vaatan allapoole. Nii, ja nüüd nael. Naelal on suur uudiste nädal tulemas. Ma nimetan seda selliseks retail, gross domestic, inflatsioon. Inflatsioon oodatakse, et see asi kasvab. Gross domestic lasta olla, ta võib mitte kasvata, et konsensuse peale minna. Siis retaili peale alati, kui mööda pannakse, seal mingi 100 pipi kohe 1 sekundiga tuleb. Meid see kõik huvitab. Eelmine nädal ma ikkagi pakkusin seda, et põhivariant jääb alles ja põhivariant tegelikult jäigi alles, aga tegi siin natukene viperdusi, et tegi siin sellise halva asja, et peaaegu, et see oli 1.29.88 ja see oli 1.29.87. See teine laine, see roheline teine laine oleks peaaegu poole pipiga üle läinud sellest topist, mis oli siin tekkinud, aga ei läinud, mis oli väga hea. Ja siis läks siia allapoole, siis praegult tegelikult on lõppenud ainult 3. ja on käimas korrektsiooniline laine 4. Vot selline lugu. Samamoodi see, kes kaupleb minu nende joonte järgi, ehk siis see ristumine toimus ära ja siis selle ristumise peal siin kohe 5 tunniga sai 100 pippi kätte. Noh, 2 päevaga sai 102 pippi. No mitte eriti palju, aga vaatame. Siin on nüüd halb olukord. MA20 suunas ennast ülespoole, nii et kes siin ristumise peale ootas 180 pippi või 200 pippi, no need peavad kinni panema vähemalt see, mis on praegu 26, või siis istuma edasi selles korrektsioonilises laines, sest veel on tulemas arvatavasti siia veel üks liikumine. Kus ta nüüd, mul ta vist sellel ekraani peal oli, jah, niimoodi. Vaatame siis, kas ta nii tuleb välja või mitte, et ikkagi pakun, et see, näete, see suur joonistus sai alla. Ma kustutan need joonised siin eelmise nädala joonised ära. Praegult on ikkagi põhivariant sees, alternatiiv ei ole veel alanud. Põhiasi on veel alla ja kogu lugu on veel ka alla. Et naela peal ootan siis ikkagi seda, et inflatsioon nii palju ei kasva ja juba homme, kui kell 11.30 inflatsioon tuleb välja, juba siis hakkab see asi allapoole minema. Praegult jah, las nad praegult mängivad meiega siin, et näitavad meile, jaa, vaadake, lähme üles, aga tegelikult puhas selline korrektsiooniline liikumine on toimumas, kus juures vaata, kui suured liikumised allapoole olid, et siin ja kõik olid sellised head 3 üles, 5 alla, siin 5 alla, 5, 3, 5, et see ei ole mingi siksak, see on juba ikkagi ilus selline liikumine alanud. Ma ikkagi rõhutan seda, et suur downtrend on käimas uuesti siia alla. Vot, müügikohad ja stop-lossi kohad. See oli väga sügav. Teine laine oli väga sügav. Ehk siis tegelikult, mis see tekitas siia sellise double topi. Võib öelda niimoodi, võib-olla tekitas, võib-olla ei tekitanud, siin on raske, et tegelikult ei tekitanud ta double topi 86, 60, eriti ei ole double topi peale nägemas. Et siin on raske, kuna uudised on tulemas ja kõik uudised, mis on välja tulemas homme, ülehomme ja reedel, toovad endaga kaasa 60–100 pippi kohe liikumist kohe mõne sekundiga. Siis
on raske. Mis siin võib mis saab meid päästa? Meid saab päästa minu selline reegel, et praegult on mõttetu siin esmaspäeval sellega midagi teha. Et homme alates kella 8-9 hakkame vaatama naela peale. Kui nael teeb selles vahemikus mingisugused suured liikumised kas ülesse või alla, mina loodan, et alla, siis esimene uudis juba toob endaga kaasa naela nõrkust, ehk siis see tuleb ka samamoodi negatiivne. Ma loodan, et homme keegi müüb seda infot juba suurtele mängijatele ja suured mängijad enne uudise ilmumist juba tulevad positsioonidega allapoole, suurte positsioonidega allapoole. Vot. Ja siis selle peale ma hakkangi lootma, et teist varianti ma siin praegult ei näe. Ehk siis ma vaatan homme seda liikumist kell 8, kell 9 hommikul. Ja kui see tuleb ühte suunda, siis minu jaoks on see juba selline kindel märk, et kogu asi tuleb, see uudis tuleb negatiivne või siis kui üles liigub, siis positiivne, siis otse loomulikult homme, kui positiivne, siis on üle 30 raudselt see asi. Praegult ma ikkagi loodan, põhivarianti jääb ellu ja homme oleme juba siin 1.28.6 peal. Et siin fundamentaalne liikumine tuleb. Siin mingid laineid ja mingid tehnikat siin välja vaadata ei saa. Ehk siis kui on selline suur uudise nädal, siis kogu naela liikumine on fundamentaalne. Ja ainult uudiste põhjal tulebki see liikumine, ehk siis homme hakkab pihta ja siis ma loodangi, et niimoodi esimene on negatiivne, kolmapäevane uudis lasta olla missugune ja siis retail samamoodi selline negatiivne. No ja siis võib tulla siit päris suur hulk pippe ka. Vaatame. Selline on plaan. Ülesse ma eriti ei vaata. Okei, kui homme on positiivne, siis lihtsalt kohe pärast positiivset hüpet ülesse. Ma isegi ei hakka ootama, kui ta nüüd homme hüppab niimoodi välja. No siis selle kohe tipu peale arvatavasti muudan kogu variandi, siis see siis muutub korrektsiooniks ja kogu see asi, mis siit ülesse on käimas, on jätkamas oma teed, siis kohe peab ostma siin edasi ja up we go üle 1.30, aga no eriti ei tahaks, et palju rohkem kindlust on ikkagi downtrendis, kuna suur liikumine on ikkagi suunatud allapoole. Vot sellised on minu mõtted naela peal. Niimoodi. Nüüd siis ustkäed. Kes tegi ustkäedi? See, kes küsis, ma arvan, see tegi. Nii, ustkäed on kus? Ma ei näegi. Ustkäed. Nii, kuna küünal meil oli tekkinud inverted. Meil tekkis inverted küünal haamer siia allapoole. Ma pakkusin siis sellist varianti. Stop loss oli meil paigutatud siia. Selli kohad, sellised mõned sellid kohad. Okei, läks natukene üle sellest, aga väga hea, et läks. Tegelikult nüüd on vist ikkagi see haamer, küünlahaamer aktiveerinud ennast. Me ei läinud uuesti ülesse. Me ikkagi liigume sinna allapoole, mis tähendab ainult ühte asja. Ikkagi see inverted küünal, inverted haamri küünal on ennast tööle pannud praegult. Ja nüüd hakkab see langus siin pihta. Nii et ainult kannatust sellele mehele, kes küsis eelmine nädal, et mina isiklikult ustkäediga kardan teha midagi, ma seal alati kaotan, aga ma arvan, et siit hakkab see inverted asi pihta ja liigub siia alla. Noh, ainuke miinus, milline? Ainuke miinus on
suur ooteaeg. Nädal korrektsiooni koridoris ja alles see nädal on oodata seda läbilööki siia allapool. Kuhu see võiks nüüd välja minna, see ustkäedi selline liikumine? Et siin võib natukene mõelda selle peale. Minu meelest, tegelikult vaata, kõik päevad, mis on, et liigub üles ja siin oli selline haamersi ülesse. Aga mõelda on siin, teeme väiksemaks H4 peale, et kuhu ta võiks välja minna. Sellist isegi ilusat märku. Siin selline 1.35.4 kuni siiamaani, aga tegelikult vaata, kui sa istud juba terve nädal, otse loomulikult sa nüüd juba tõmbad seda stop-lossi juba siit ülevalt, vähemalt 50 piipi allapoole, teed stop-lossiga tööd, ehk siis stop-loss liigub juba vähemalt isegi siia kohta, näeb. Siit juba saab säästa 65 piipi, et stop-lossiga teeme tööd. Nii, 65 piipi juba säästsime, ehk siis move, see, kellel on avatud move stop-loss from top 1.079 ja 1.37.9 to 1.37.25 ehk siis siit juba saab säästa raha. Seegi istub siin päris pikka aega. Nii, take profit, ma arvan, take profit peab olema lihtsalt TP avatud, kuna ma arvan, et siin peab käsitsi panema seda asja kinni. Või siis niimoodi, TP mingi Dreamland selline, et 1.33 mingi 5 kuskil siia. Miks ma nii teen? Psühholoogiliselt ma panen ebareaalse take profiti. Psühholoogiliselt panen ebareaalse profiti. Aga ma saan aru, et võimalus, et ta liigub siia alla, on üsna väike ja ma ei kannata nii palju. Aga samas ma tean, et kui ta nüüd langeb vähemalt siia ja teeb pool unistusteed alla, siis ma võin seda ise käsitsi kinni panna. Ja olen sellega täitsa rahul, et siis ma mõnikord kasutan sellist psühholoogia trikki, kus panen ebareaalse take profiti, mida ma kätte ei saa, aga kui ma teen sellest pool teed ära, siis panen seda käsitsi kinni ja siis trikk töötab. Siis ma olen väga rahul. Ma tean, et ma tegelikult sain kätte päris suur hulka pippe, mis mulle vägagi meeldib. Et selline lugu, et kasutage seda psühholoogilist nippi. Lihtsalt ebareaalne take ja siis istud, vaatad ja unistad ja siis ühel hetkel ikkagi reaalsus on sul olemas ja selle reaalsuse põhjal käsitsi paned take profiti ja kõik. Selline lugu siis ustkäedi peal. Nii, nüüd siis edasi. Vaatame seda hullu asja. See hull asi on nafta. Ja naftaga on, naftaga on selline lugu. Ta lihtsalt on arusaamatuks muutunud. Ma ei tea, mis sellega nüüd toimub, et siin 1000 piipi alla, 600 piipi üles, tee mis tahad. Praegult osta ei saa, müüa ei saa, midagi teha tegelikult ei saa. Ta siin juba täna tegi juba $1 liikumise. M5 peal okei. M5 peal, aga võimalus on olemas. Ma küll ei tea, kuidas see ennast realiseerib, aga M5 peal on tekkinud siia selline figuur lipumoodi. Mitte lipumoodi, vaid. Aga meil on olemas, et proovime siis sellist asja. Ma jätan seda graafikut siia niimoodi.
vaatame, kas ta nüüd siit teeb veel sellise liikumise, et saab proovida läbi selle trendline'i läbi löögi peal teha ostu ja panna super väikse stop lossi. Stop loss siis mingi 48,4 ja siis ost, et trend line up break. Vot, ja siis take profit on palju. Palju siin oli liikumine? 80 pippi, ehk siis kui siit kuskilt läbi lööb, no, take profit at TP at 49,3. Selline mõte, aga ise teate, M5 on selline ohtlik graafik, samas jah, ilus ühesuunaline liikumine, nüüd korrektsioon. Ma arvan, ikkagi läbilöök siia üles tuleb, aga kas see nüüd tehniline figuur ennast realiseerib või mitte, on üks suur küsimus. Mina väga kahtlen, et nad annavad seda liikuda täna kohe siia niimoodi, aga see on nafta, ise teate ju. 300 pippi, 400 pippi, one day liikumine, no problem. Nii et tegelikult võib-olla siit tulebki täna juba selline liikumine kuni siia. Uskumatu küll, aga mis ma räägin, aga see on nafta. Sellega võib juhtuda kõik, mis tahab. Vot selline lugu. Nii, aga nüüd üks teema, mis mind huvitab väga palju. Indeksid. Miks ma nendest räägin? Dow Jones hetkel annab meile väga hea võimaluse kauplemiseks. Just lõpetas siin sellise liikumise, tegi korrektsiooni ja Dow Jonesi jaoks stop loss 73 pippi on mitte midagi. Samas liigub ta päris kiiresti, aga nüüd tähelepanu. Ma ei tea kust, et siin maailm veel on vait, aga mingisugune viirus võib olla käimas maailmas, mis kustutab absoluutselt kõik andmed, mis on arvutites. Et mingisugune küberattack on toimumas terve maailma peale. Kõik, ma ei tea, serverid ja kõik asjad on infected ja no kõik saavad aru, et okei, see indeks 20 tonni, 21, see on mull, aga see viirus, mis ta teeb, ta kustutab kõik andmed, mis on olemas võlade kohta, palju, mis riik võlg on ja võib tulla mingi selline arvutite ja andmete kollaps, kus kõik kustub ära ja ei ole midagi üldse alles. Ja siis indeks võib siin langeda. Et mingit praegult paanikat veel ei ole. Suured riigid ütlesid, et olukord on kontrolli all. Kes teab, nagu te alati teate, selleks, et paanikat ei tekitada, kõik ütlevad, kinnitavad, et kõik on okei. Samas keegi on juba seal netis välja pannud mingisugused pildid välja, kus on näidatud ära, millistes riikidest palju tuhandeid organisatsioone on hetkel juba seisma jäänud. Ja see viirus laieneb nende sõnul iga tund, iga päev. Võib-olla, kui see viiruse teema tuleb siin see nädal aktuaalseks, siis mis saab? Siis saab selline asi. Siis lihtsalt tuleb suur langus. Ainuke mul küsimus jääb, kui kõik jääb seisma, kui isegi me siin lühikeseks läheme, kuidas me pärast seda positsiooni siis kinni paneme? See on mul ainuke küsimus peas. Nii et ma ei tea, kas on see mingi kuulujutt või midagi,
või sellest ei tule mitte midagi välja. Lihtsalt pöörake sellele peale tähelepanu. Kui sellest hakatakse rääkima, siis otse loomulikult kõik indeksid kiiresti pööravad ennast allapoole. No vot selline mõte mul siin indeksi kohta on. Praegult küll aga kogu trend üles, ostud, ilusad momendid, just buy dip oli tekkinud, ilusti läheb, tegi ära sellise impulsi liikumine, korrektsioon lokaalne oli, läheb siia üles edasi, isegi siin 67 praegult pippi, ehk siis juba hakkab ületama seda esimest lainet tippu ja siit edasi üles see tee on siin lahtes, liigub siia edasi 21 000 ja sellest ka edasi ülespoole. Vot selline nägemus. Nii, aga nüüd on küsimuste aeg. Kes mida veel tahab küsida? Nagu alati 3 küsimust. Nii, okei. Tuli pilt. Yes. Oota. Kas Usti Jeen detsembrikuu tõusu korrektsioon on siis läbi? Ja peale esimest head tõusu korrektsiooni võiks oodata sama suurt üles liikumist, mis toimus detsembris. Oota, kohe ma avan su pilti. Ops. Bull flag broken. Bull flag on... saab küsida. Kas saad mulle vastata? Vaata ma midagi siin. Mis tähendab see bull flag broken? Lipp on ju, vaata. Ootasin, okei. Nii, ootasin, korrektsioon on... Siis bull flag oli kuskil see koht siin, jah. Ja siis ikkagi läks edasi, jah. Ja ta siin tegi veel pärast seda esmaspäevat mõtet, ta ikkagi siin tegi veel sellise liikumise. Ma pidin siin natukene märgistuse ümber tegema. Ja nii ta välja tuli. Tegelikult jah, nüüd on oodata seda detsembrikuu alguses see korrektsioon, et nüüd hakkab see suurem trend pihta ja peaks ta siia edasi ülesse minema, et praegult on kõik juba suunatud ülesse ja kui vaadata, peatan graafikut ka, praegult käisime juba siia ära, et korrektsioon hakkas, iseenesest korrektsioon küll hakkas pihta siin natukene kõrgemalt kohalt, aga kuna me siin juba, vaata, price action'i järgi me ületasime juba sellist kohta nagu 112.17, mis oli korrektsiooni selline toetusasi, et sellest läksime üle, testisime siin tagasi ja torkasime sellest ülesse, nii et kõik on nüüd suunatud ülesse, et alla saab lokaalselt müüa siin, aga pärast kõik asi muutub siin ostuks jälle. Vaat selline lugu. Nii, veel siis küsimusi.
Noh, kuhu kuld teel on? Armastad ikkagi küsida mul sellist asja, mille peale mul on raske vastata. GPB suund on ülesse. GPB JPI-s on suund ülesse. Aga kuld on noh, vaata. Vaat nii hästi ta teeb praegult seda asja. Kuld teeb praegult sellist asja, kus ta liikus niimoodi umbes. Selline laienev kolmnurk ja siis läks siit niimoodi ülesse ja noh, raske, aga ma pakuks praegult seda asja, ma ei paku praegult midagi. Marko, ma ei paku sulle midagi. Ma jään vastuse võlgu. Teen niimoodi, kui nüüd läheb siia 1239, siis up. Ja praegult on niimoodi, et oleme siin koridoris. Praegult on koridor, et sellest mindi allapoole, tulime siia tagasi. Vaatame, mis siit ka edasi saab. Vaat selline lugu. Midagi paremat ma siit kulla pealt ei ütle. Ei teagi, jah. Raske. Kullaga on raske. Okei. Nii, aga siis edukat kauplemist ja seal juba tuleb keegi Austraaliast või kust meil veel järgmine webinar. Nägemiseni järgmise esmaspäeval. Tulge vaatama.